6. käik podcasti toob teieni Ott Tänaku ametlik sponsor Betsafe. Tervitused taas kõigile rallisõpradele. Meie viimasest saatest ei ole praegu ehk isegi 2 nädalatki vist mööda saanud, aga oleme taas mikrofonide taha kogunenud siia kahekesi. Muideks uue tehnika saanud Delfi stuudios, nii et vabandame, kui meie hääled kohati teie kõrvus harjumatult klaarid ja sellised selged on, aga mina olen endiselt Raul Ojasaar ja üle laua istub endiselt Karl Ruuda. Tere, Karl! Tervitused ka minu poolt. Tõesti äge on olla tagasi, see ruum näeb juba ise teistmoodi natukene välja. Seinad on polsterdatud ära ja uued mikrofonid, klapid, värgid, särgid, telekas on veel puudu, aga see tuleb ka üks hetk meile siia. Olgugi, et meil ei ole sealt väga midagi vaadata veel, aga kunagi ei tea, kuhu see asi siit areneda võiks. Igal juhul väga kena on siin olla, aitäh kutsumast jällegi, Raul. Jah, äkki saame siit ralli ülekandeid hakata vaatama, on ju. Diivan on ka siia toodud, nii et kõik tingimused on justkui loodud, aga võib-olla keegi teine tahab ka mingid saated siin salvestama hakata mingi hetk. Aga oleme siin mõistagi sellepärast, et Tšiili ralli sellel nädala lõpul peetakse, peaks olema siis 32. erinev riik, kuhu MM-sari siis jõuab. Muideks selle kohta homme peaks üles minema ka Delfi spordis väike viktoriin, et kas suudate nimetada kõik 32 riiki ära, kus on MM-ralli toimunud. Nii et mälumängusõbrad saavad ka oma kätt harjutada, igatahes Tšiili ralli, mida siis lõpuks sellest oodata, väga palju selle kohta meil teada ei ole, aga mingisugust infot on natuke juba tilkunud. Tõesti, et sõitjad on tegelikult juba rajaga ära tutvunud, hetkel ajavahe tõttu on nendel öö ja nüüd tänasel päeval, siis meie mõistes tänasel õhtul algab neil shakedown, kus nad saavad siis esimest korda Tšiili teid proovida, sellepärast et WRC sõitjad või need WRC meeskonnad ei tohi overseas testida. Selle peale see on esimene kord üldse, kui nad saavad seda teed proovida, mis on nagu kohe põnev teada, et kuidas see seadistused ja kõik asjad nii-öelda nagu ette valmistatud on. Ja no sellega seonduvalt me just ennem rääkisime, et need asjad on 2 viimast etappi ikka linked nii-öelda nagu siduvuses üksteisega. Et pärast Argentiina rallit, kellel oli vähe rohkem probleeme autoga või midagi, siis tema pidi tegelikult selle auto üles ehitama platsi peal, nagu sinu sõnad kõlasid. Õues kuskil, et mis me siin nii-öelda umbisikuliselt nimetame, Elvin Evans oli see, kes sõitis seal kivi otsa, mäletatavasti pidi katkestama, tema auto siis parandati lihtsalt ära, aga Esa-Pekka Lappil toodi täiesti uus kere Euroopast lennutati kohale. Uus kere kohale, vanalt kerelt kõik jupid maha uuele peale tagasi, et see võis olla päris mõnus töö, mida nad tegid seal. Aga me tuletame meelde, et Argentiinas päris probleemideta ei olnud ka Ott Tänaku auto, nii et loodetavasti seal suudeti ikkagi kõik asjad vahepeal korda teha, et seal natuke nendes nii-öelda tavatutes tingimustes siis pidi see hooldus 2 ralli vaheline hooldus toimuma, aga meie loodame muidugi, et kõik sai ikkagi korda. No hooldus, ma sain aru, et toimus ka Tommy Mäkinenil, keda kõrgematelt positsioonidelt natukene loputati ja siis kes tuli ise loputama oma meeskonda või tegelikult oma tehtud tööd, et puudu oli mingisugune hierarhia või nii-öelda kontroll ja nagu kindel suunitlus, kuidas midagi nagu teha, et mingid asjad kindlasti tehtud saaks, et midagi oli seal jäänud tegemata, mille pärast need probleemid siis esile tõusid ja inimesed ei olnud sellega väga rahul. Jah, et kuuldavasti tõesti Toyota tehasest tulid mingid signaalid, et sellised asjad ei ole endiselt vastuvõetavad ja Mäkinen kogus oma tellis kõik need väiksed šampoonipudelid kokku ja tegi ikka päris korraliku peapesu seal kuuldavasti oma mehaanikutele ja inseneridele, kellele kõigele veel. Süüke lapsepõlve nali tuleb meelde, et ainult vajutas šampooni kõigeg peale, et siis pea ei saanudki kunagi puhtaks. Äkki ta leidis mingi kindla ohvri endale. Aga sellegi poolest loodame, et need vead on selleks korraks nüüd või Tšiili ralliks parandatud, sest kui vaadata ka seda, et kuna need mured juhtuvad, kui eelmist aastat võrrelda, et kui palju jäi punkte saamata tegelikult Ott Tänakul ja Toyota meeskonnal, siis need rasked etapid olid need etapid, kus Toyota kõigaga ära lagunes ja see aasta ei ole midagi teisiti. See aasta kõige suurem mure on see, et lisaks need velgide probleemid, mis olid alguses Monte Carlos ja Korsikal siis, et kus rehvid purunesid Toyota meestel, see on andnud veel oma panuse sellele mitte punkti kogumisele. Kui võrrelda eelmist aastat ja seda aastat, siis see aasta on juba peaaegu sama palju punkte jäänud saamata kui eelmine aasta. Just, et ka seda eksimisruumi väga palju ei ole, arvestades ka seda, kui hästi on siin Terrine Vill ja ka Sebastian Ogier tegelikult seda hooaega alustanud väga stabiilselt ja kenasti, nii et
et 28 punkti on Tänakul siis Neville'iga vahet enne Chili etappi, nii et ei ole suur üllatus, et Ott Tänak siin Betsafe'ile antud intervjuus ka tõdes ju, et tema peaeesmärk on Chili rallil siis vahet 2 esimesega vähendada, nii et loodame, et see kõik õnnestub, aga kui meil siin selline avariisektsioon on viimastes podcastides juba vaikselt tekkinud, siis seekord tuleb välja alustada lausa enne ralli algust. Rekel juba. Ja enne olema, tegelikult isegi teada tundval inimesel, kes üldjuhul ülesõitudel ja reke ajal on varem sattunud ka probleemidesse, on siis Sebastian Loeb, kes tegi oma rekkeautoga, milleks on siis BMW Hyundai'del, mis on juba teistmoodi imelik, aga esimese seeria BMW-ga oli küljed kokku pannud ühe traktoristiga või veokajuhiga, kes tuli vastassuunas vastu, et see auto oli ilusti mööda külge ära kriibitud ja tegelikult kui pilti vaatasid, siis isegi esimene nurk oli kuskile taha kinni jäänud, aga väidetavalt auto pidi ise edasi sõitma, et rekke ajal on ka tegelikult olemas mehaanikud, kes on siis katsete vahel, et need mehaanikud ka tegelikult parandavad rekkeautosid. Need nõuavad omamoodi veel tähelepanu ja vahepeal isegi nende jaoks on täiesti eraldi meeskond. M-spordil oli nagu põhimõtteliselt 2 meest, kes tegelesid ainult rekkeautodega, nende parandamisega ja ettevalmistamisega järgmiseks rekkeks. Ja siis oli terve meeskond, kes siis tegeles WRC autodega. No minu kui asjatundmatu inimese küsimus tuleb nüüd siit, et kui rekke, mis on siis eesti keeles legendi koostamine, see peaks olema ju selline, sõidad seal pühapäeva tempoga need katsed läbi. Miks need autod siis eraldi hoolt vajavad? Kas seal ikkagi kihutatakse? Kihutamine on valesti öeldud, kiirust ei ületata. Küll aga tee on kurviline selle jaoks, et panna õiget ja autentset legendi kirja, sa pead ikkagi kasutama natukene vastassuuna vööndist. Et sa igal pool ei pane nina võib-olla täiesti lõppu sisse, aga kui sa oleksid kõik aeg enda suuna peal, siis sa ei saakski aru, kuidas see tee mängib, kas ta on kumer, kas siin mingi hetke pealt sa tunned autos, et võib-olla siit hakkaks saba libisema või ta on liiga, ta on positiivne, need kõik nüansid jäävad saamata, et sellepärast tuleb ikkagi nagu kasutada suures mahus täielikult teed ära ja tee ära kasutamine ongi see riski koht. On endalgi ette tulnud neid juhuseid, kus siis lihtsalt rekke kirjutamise ajal ma ise parkisin ükskord külge ees Belgias kõrval asfalt teele ära, sellepärast et tuli suur kombain vastu, kuhu sinna eebli otsa ma väga ei tahtnud sõita ja ma kuidagi mahtusin sealt mööda, aga päris mitu juhust on olnud, et tegelikult pannakse kokku traktorite ja kohalike elanikega. Kuigi midagi suurt kunagi juhtunud ei ole, siis 2015 Ösberg tegi ikka päris suur avarii ja tegelikult jäi ka ralli sõitmata. No võt, nii et ei ole siin midagi, et tavaliikluses avariisid ei juhtu rallisõitjatel, et see rekke toimub ju kõik tegelikult samal ajal, kui seal igapäeva toimetusi teevad inimesed, kohalikud. No üldjuhul ikkagi tegelikult ralli korraldajad takistavad ka lihtinimestel või mitte võistlejatel nii-öelda katse peale minna, sellepärast et see on lihtsalt nendele ohtlik. Et öeldakse, et kui sul tõesti väga on vaja minna, siis mine, sõida hästi vaikselt oma pool teed ja jälgi nagu iga kurvi tagant. Ja mis on siis ka tegelikult Aasia pool või kuskil selline tavaline, et need inimesed ka vahepeal signaalitavad kurvi taga, et nad lihtsalt annavad märku, et sa oled tulemas või et nad ise saad aru, et keegi on tulemas. No võt, nii et sellised uued teadmised ka siis meile siit 6. käigust iga kord midagi uut tuleb, aga Chili ralli, olen kuulnud, et siin vaatasin seda preview klippi siis eelvaadet, mis WRC ise välja saatis, et mitmed sõitjad seal ütlesid ka, et oleks tegu nagu Austraalia ja Walesi ralli mingisuguse segu või komboga. Täiesti vastas tõele. Kui mina neid pilte vaatasin, siis oli suhteliselt sama pilt, et mingid pildid olid täpselt nagu oleks olnud Walesi mägedes, siis mingid sektsioonid jätsid sellise mulje, nagu oleks Austraalia nagu vihmametsade vahel ja siis see liivane pinnas jättis nagu tunde, et need oleksid nagu Poola teed, et need sõitjate või nende enda kommentaaridest lugedes saab ka aimu või need videod, mis nemad on üles postitanud, et tegelikult on tegemist üsna sellise kiire ja sujuva etapiga, aga seal on ka tehnilise sektsioon, et kui kaarti vaatad, siis esimene katse on hästi lühike nagu kaardi peal vaadates ja järgmine katse, mis on sama pikk, lookleb pikemalt, mis annab ainult märku, et esimene katse, avakatse rallil on puhas täis serpentiine ja pärast seda minnakse nii-öelda kiirust lisama ja tõstma, et see keskmine kiirus nagu kindlasti kasvab, aga selle jaoks on ka juba vaja seadistus muuta, et milline see taktika on, ei kujuta praegu ette ka, aga sõitjad ise ütlesid,
et esimene päev on arvatavasti kõige nõudlikum päev. No ja Sebastian Ogier ka ütles, mine tea, kas need olid seal mõttemängud või mitte, aga tema ütles vähemalt, et seal esimesena alustada ei ole üldse hea, et see mingisugune väike liivakiht või siuke kruusakiht seal tee peal on ikkagi selline, mis esimesena alustajatele seal paneb korraliku sellise vajutab korraliku märgi või pitseri nende sõitu, et võtab natuke kinni, tee puhastub päris korralikult ilmselt. Seda tõesti raske on spekuleerida praegu, aga nende sõnade puhul võib öelda küll, et nende piltide puhul ka tegelikult, et seal on selline paksem kiht peal, selline lahtist liiva ja selline lahtist peenikest liiva veel, mis ei ole kõige parem, aga Terry Newvilli kasuks räägib see, et ta on hästi tantsinud oma vihmatantsu. Et hetkel lubab niisugust väikest sabinat esimeseks päevaks, mis sellest saab, ei tea, eelmine nädalavahetus või üleelmine nädalavahetus, kui me olime Argentiinas, siis otsapidi, siis seal reedene päev oli ikka väga suur vihmasadu ja see väidetav vihmasadu oli ka maha tulnud Tšiilis. Et nädal aega tagasi need teed olid natukene teistsuguses konditsioonis, aga ralli ajaks öeldi, et saab kõik on perfektne. Mis me esimesel päeval, millega sõitjad hakkavad siis kokku puutuma, see jääb meil homsesse õhtusse. Just nimelt, nii et seekord neljapäevast sellist publikukatset ei ole, täna on siis ainult testikatse, millel hakkab ka mingisuguse pildi saab sealt ette, millised need teed võiksid välja näha, aga tõesti võistlusolukord hakkab meil homme õhtul peale, kellaajad, millal siis Tšiili ralli toimub, ei ole Eesti rallisõbra jaoks võib-olla kõige halvemad, arvestades seda, et 7 tundi on ajavahet, siis hommene võistluspäev algab kell 3 päeval ja viimane katse algab siis nii-öelda selline tõsine katse või päris siuke pikk katse hakkab kell 4, algab homme esimene katse ja viimane katse algab siis 0:27 ehk päris hilja tegelikult ja üks publiku katse on 2:40 öösel veel, aga laupäev ja pühapäev on tegelikult suhteliselt mõistlikud, laupäev algab ka kell seal 4 või kell 3 isegi ja viimane katse siis või ikka kell 4. Ma olen ikka täiesti segaduses, see ajavahe on minu matemaatikavõimet siin sassi ajanud. Kell 4 hakkab laupäev ja viimane katse algab siis kell 0:20 ehk siis natuke enne 1:30 öösel ja pühapäev siis algab kell 4? 3. Tund on ajavahet, meil GMT +2 on Eestis. See ajas mind enne ka segadusse, et 7 tundi peaks olema veel ajavahet Tšiiliga. See on praegu huvitav koht selles podcastis. Sellepärast, et kui vaadata siin EWRC results võtta lahti, mis on siin põhikoht, siis näitab, et esimene päev algab kell 8 Tšiilis. Ehk siis meie aeg peaks olema ju kell 3. Vaatame igaks üks üle. Tšiili local time, guugeldame 7 tundi on sul õigus. 7 tundi on ajavahet, ehk siis jah. Meil on GMT +3. Ehk siis peaks olema 8 + 7 on ju kell 15. Ja, selles mina arvasin, et on GMT +2, selle peale ma elasin. Aga 2 tundi EWRC-s näeb tegelikult seda tabelit ja seal paremal pool on kirjas, on kohalik võistlusaeg, kui siis esimene katse El Pinar hakkab kohalikus ajas siis kell 8, GMT +1 aja järgi hakkab see kell 2 ja meil on siis GMT +3 ehk siis meie jaoks on kell 4. Aga kui kohaliku aja algab kell 8, siis peaks ju meil kell 4 algama. Hakkabki kell 4. Aga sa ütlesid just kell 3? Ei, kell 4. 7 tundi on ajavahet ju. 7 tundi. Siis peaks ju kell 3 algama. kõige veidram moment 6. käigu ajaloos. Uurime selle asja veel kord korduvalt läbi, igatahes segadused on juba sügavalt üleval siin. Kuskilt mujalt peab ilmselt igaks juhus seda asja vaatama. Vaatame korra WRC kodulehelt, mis see ütleb. See ei ole kõige parem raadio praegu meil siin. Paneme korra pausi peale ja tuleme tagasi siis, kui me oleme asja välja selgitanud. Teeme korra, laseme uut kõlli ka. Nii, oleme nüüd tagasi. Selgus on majja toodud. Õigus on siis nendel, kes arvasid tõesti, et esimene päev algab kell 3. Ehk siis peame siin Delfis ka ümber muutma asjad, kus juures ma alguses panin kell 3 ja siis keegi saatis kirja mulle, et kuule, et tegelikult on kell 4 ja ma muutsingi ümber, ma vaatasin ka selle sama EWRC pealt, et ahaa, et meil on GMT +3 praegu siin suve aega, mis kõik jutud on ju.
ja kurjam. Ühesõnaga, kell 3 algab reedene päev, kell 3 algab laupäevane päev ja kell 3 algab pühapäevane päev, nii et sellised õhtused ajad umbes niimoodi nagu Argentiinas, aga noh, see selleks, see väikene selline viperus on lahendatud nüüd. Ja jah, eks siis natukene öötunde saab siin näpistada ainult reedel vastu laupäeva, kus see üks publiku katse on siis kell 1:40. Jah, täpselt nii. Ühesõnaga, aga kuna meil siin Tšiili rallist väga palju rääkida pole, sest seda varem MM-sarjas toimunud pole, siis võtame paar sellist natukene kõrvalteemat ka siia juurde. Esiteks on siin eile tuli autospordi ajakirjas või mitte ajakirjas, vaid siis portaalis tuli välja jutt sellest, kuidas, ja see oli vist mujal ka, kusjuures tõelauandes, et WRC tiimid on suhteliselt sellised, noh, ma ei tea, kas närvis on õige öelda, aga pettunud võib-olla siis FIA peale, et need 2022, kui need uued regulatsioonid peaksid tulema, praegu me ju kõik eeldame, et seal tuleb mingisugune variant sellest hübriidmootorist, et siis seda asja pole siiamaani selgeks tehtud ja WRC tiimidel planeerimine käib juba nii pikalt ette, et 2022 need igasugused logistikad ja asjad peaksid juba hakkama, noh, logistikud töötavad selle nimel, kuidas asju siis sinna Monte Carlosse vedada. Jah, et kuuldavasti liigub siis nii-öelda just pahameel nende FIA ametnike vastu, et reeglid peaksid tulema siis esimene sats reeglid peaks välja tulema nüüd 6 aja pärast juunis, mis annab siis aimdused, millega on tegu. Samal ajal nagu meeskonnad ise ongi rääkinud, et meil tõesti, meil on logistikud, et nagu 2021 nagu logistikaplaan kuskil Euroopa turnees või konteinerid merel, et juba see plaan on vaimusilmas nagu valmis, et kui võtta, et hakata ka 2022 nimel nagu töötama, aga me ei tea ju, mida me saatma peame. Et kuidas saab olla mingi asi nagu nii aeglane, et tehke see otsus ära, mida te saate näha. Eks FIA lähtub ka sellest punktist, et nemad tahavad näha just seda, et mitte ei võistleks masinad oma vahel, vaid ikkagi see mees, kes on kiirem, et see saaks võita, et see masinate ebavõrdsust nagu allapoole tuua. Küll aga nad ei ole suutnud endale isegi avalikkusele, mingit informatsiooni ei ole, milline see auto võiks olla. Väidetavalt jõud jääb samaks 380 hobujõudu nendele autodele, mis siis on üsna võimas. Aerodünaamika arvatavasti jääb sarnaseks, aga milline kooslus leitakse seal selle elektriga, seda ei oska nagu ette aimata. Me korra siin ka arutasime, et see võib olla selline, et üle sõidud siis, et ühelt katselt järgmisele katsele kasutatakse akude peal nii-öelda elektrimootorid, et jõuda järgmisele katsele, et ei kasutaks nii palju kütust ja katsed toimuvad ikkagi siis elektri peale. Elekter siis kineetilisel jõul laeb neid akus, et jõuaks ka selle katse finišist järgmisele katsele siis elektri jõul. Jah, et katsed siis toimuvad just bensiini peal. Katsed oleks bensiini peal. Kujuta ette, sealt mingi tuleb nagu tulnukate võistlust lähed vaatama, see ei ole tore. Jah, see elektrivormelit, see on ka päris huvitav sari, aga noh, eks tulevik ole ilmselt elektri ja hübriidi päralt niikuinii. Elektrivormel huvitav, oled jälginud seda? Olen näinud klippe, ütleme. Eelmine aasta ju akud said vahepeal tühjaks, siis sõitjad vahetasid autot. No why not, on ju. See aasta pidi parem olema, et külje pealt tangitakse niimoodi, et akud tulevad välja, lähevad uued kiirakud sisse. Vahetatakse patareid ära põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt vahetatakse 3 aad ära ja läheb elu edasi. Aga no selle logistika jutu koha pealt mina tahaks sellele vastu öelda, et ma ei tea ju, mis rallidki 2022 kalendris on, et see on nagu selles suhtes just ju huvitav mure, et me ei tea ju isegi järgmise aasta kalendrit veel ei ole paika pandud isegi kuupäevi. No võib-olla tiimid juba midagi seal kuskil salaja teavad, aga midagi kinnitatud ju veel ei ole. Seda küll, jah. Eks nemad võib-olla teavad mingit informatsiooni rohkem, aga meie jaoks seda nii kiiresti ei avalikustata. Neil on seda vaja, võib-olla ikka neile mingit infot antakse. Järgmine aasta on arvatavasti Jaapan sees kavas. Arvatavasti on ka uus Meremaa sees ja arvatavasti on vist isegi ka äkki Keenia. Ja tegelikult tahetakse Kanadat tuua lisaks. Vaat nii. Et tõesti, Kanada vist on rohkem 2021 plaan äkki, aga eks näis, aga tõesti variante on palju ja võtame siis veel ühe teemasid, mis on hiljuti üles kerkinud. Ott Tänaku uus leping on siis tema öelnud välja, et tahab selle asjaga võimalikult kiiresti ühele poole saada selles suhtes, et tahab selguse majja tuua, tema leping Toyotaga lõpeb sel aastal juba.
Karl, miks ta selle teema nii vara juba üles tõi, arvestades seda, et tavaliselt see nii-öelda silly season hakkab kuskil seal suve keskel, suve lõpus? No ma arvan, et põhjused võib seal olla mitmeid. Esmane põhjus võiks olla see, et Malcolm tahab enda ridades tippsõitjat, et aidata nii-öelda võtta see meistritiitel uuesti, mis talle me ei saa öelda, et sülle kukkus, tegelikult mehed nägid väga kõvasti tööd ja vaeva selle nimel 2016, et võtta see meeskondlik tiitel ära 17 meeskondlik tiitel ära ja siis erasõitjate tiitel Ogierile, et sellise maitse, kui sa taas suhu saad, siis tegelikult sa tahad seda uuesti. Ja mis lood tegelikult on Malcolmil taga, ei oska ju öelda, et võib-olla on tulemas Ford autotootjana suuremalt taha, sellepärast et see maailm on sellisesse situatsiooni juba arenenud, et seda rallit jälgivad nii paljud inimesed, et tegelikult see on väga hea reklaamplatvorm. Võib ka olla tegelikult, et tuleb mingi hoopis uus autotootja M-spordil taha, kuna tegemist on erameeskonnaga, kes siis nii-öelda teeb hanget siis kui autotootjatele, sest neil on olemas see kogemus, nii-öelda aastate pikkune kogemus, kuidas seda asja nagu õigesti teha ja tegelikult nagu nad näitasid 2017, et nad on võimelised võitma ka, kui neil on õiged inimesed puldi taga ja nende auto on hea. Ja lisaks kõigile sellele jutule, et miks Ott Tänak peaks minema tagasi siis, või miks Malcolm Wilson tahab Ott Tänakut tagasi, võib ka olla lihtsalt sellega seoses, et tegemist on lihtsalt ärilise punktiga. Et nad on nii kaua koos olnud, nad on koos üles kasvanud, tegelikult Ott on kasvanud ju Malcolmi külje all nagu WRC sarjas üles, et võib-olla Malcolm näeb teda ka nagu natukene kui protegeed ja tema on nii palju oma hingepisaraid ja kõike sinna alla veel nagu pannud, et miks mitte edasi aidata, et kui Ott tema juurde ei tulegi, et siis tema vähemalt aitab Otil saada see õiglane tasu selle eest, mida see mees väärt on. No Toyota tundub nagu väga loogiline variant tegelikult selle karjääri jätkamiseks. Ta on seda autot saanud oma käe järgi sättida juba paar aastat sisuliselt. Võib-olla, ma viskan lihtsalt sellise teooria õhku, et äkki Tänak tahtis just nagu Toyotale sellist nagu ora kuskile tagumiku alla panna, et mehed, et ma ei ole siin nagu see ei ole garanteeritud, et minuga saate sõita, ma ei tea, järgmised 10 aastat, 5 aastat, et kui seda autot nagu korda ei saada, siis ma võin rahulikult ka minema jalutada. See on ainult, minu meelest on see ainult positiivne külg, sest see näitab tegelikult ka seda, kui olenemata, kuidas see asi on üles ehitatud, kas seal on mingid tagamõtted või ei, siis et Ott on sellises positsioonis, kus teda tahetakse kinni hoida, teda tahetakse, mitte et tema tahab olla tahetav. Nagu Elvin Evansil, kes võib-olla eelmistel aastatel on nagu raskem ja koputab rohkem uste peale, et kuule, et mõelge minu peale ka, või kui mu enda küljeski võtan, et kuule, et äkki teeme, andke võtmeid, sõidame kiiresti, värki-särki, et selle peale ta on ikka superpositsioonis ja selles mõttes ta on sellega ära teeninud. Jah, on seda kindlasti väärt. Nii et loodame, et see asi saab võimalikult ruttu paika. Ma ei tea, kas oleks üldse mingisugust eelistust, et kui sa peaksid praegu ütlema, et kas Ott Tänak sõidab järgmisel aastal M-spordis või Toyotas, saad ise valida, kui ma võtaks? Ma jääks Toyotasse. Mina ka vist, et ma arvan, et see ikkagi need sellise suure tehase meeskonna kõik need võimalused ja kogu see rahaline pool lihtsalt, ma arvan, et Toyota suudaks talle ka tunduvalt rohkem palka maksta näiteks. Ja kujuta ette, järgmine aasta, kui ma ei eksi, on olümpiamängud Jaapanis. See kooslus, ma arvan, et oleks väga äge, sellepärast kui Ott jääks Toyotasse, siis see olümpiamängude melu kaasneks talle kõik kaasa. See ei tule üldse lihtne aasta tema jaoks, kui see nii-öelda kuidas Toyotas jätkab, et ta peab lisaks arvatavasti tegema mõned reklaamiüritused seal Jaapanis ja värki-särki, aga see kogemus on midagi, mida sa kuskilt mujalt ei saa kunagi, et see on priceless. Sinna ei saa hinnasilti panna juurde. Aga aeg pressib peale, tuletame kiirelt meelde Betsafe'i uue kliendi pakkumist, kui teed endale Betsafe'is konto ja panustad seejärel vähemalt 10 €, vähemalt koefiga 1,50, siis annab Betsafe omalt poolt sulle 25 € tasuta panuse ja nii siis on võimalik seda panust kasutada kuni 4 kuud järjest, ehk siis kokku kuni 100 € tasuta panustamisraha on võimalik saada ja vaatame kiirelt üle siis ka millised koefitsiendid on siis võimalik või millised need koefid on, mille peale on võimalik panustada Tšiili rallil.
Ei ole üllatus. Siin on ju vist iga ralli eel olnud sellised Ott Tänak number 1 soosik Tšiili ralli eel 2,55 siis tema võidukoefitsient. Järgnevad siis Sebastian Ogier 3,75, Thierry Neuville 5,50, Chris Meek ja Elvin Evans mõlemad 8, Andres Mikkelsen 10, Järje Mati Latvala 12 ja Sebastian Loeb 12. Minule jäi see kohe silma. Minule ka. Et no see on ikka tõesti, ei oleks eriline avantüür selle peale välja minna. 12 on ikka väga-väga hea väärtus selle kohta. See on tõesti hea väärtus ja tegelikult, kui sa võtad kas või top 2 või top 3 ja Sebastian Loebi top 2 on see, et ta koef on 8, top 3 on, et ta on 5 ja tuletan meelde, et Tšiili ralli on nüüd see ralli, kus kõik mehed alustasid puhtalt lähed. See on otseses mõttes. Kellelgi ei olnud mingit legendi suure tõenäosusega, aga kõik on pidanud paberile ise selle kirja panema, kaardilugejad selle pidanud paberile kirjutama, legendid puhastama, üle kontrollima videodest, et kui on siin viimastel etappidel kõik ka, kus on ka siis Sebastian Loeb osalenud, kes on tagasi astunud sellesse karusselli ja eemal sellest asjast olnud, senimaani, kuni kõik teised on seda aastast aastasse sõitnud, seda tunnetust saanud ja kõik värgid, siis nüüd alustavad kõik ühelt pulgalt. Ka Sebastian Loeb ja mis on tema suurim eelis on see, et tema tuleb veel nii tagant. Et tema neid punkte koguda on kindlasti tema üks eesmärk just, et nagu manufacturer või tehase punkte koguda ja tegelikult tema šansid on, ma arvan, et ühed suurimad. Kuigi me ei ole näinud, et see Loeb on nagu nii sina peal selle Hyundai'ga, siis ma usun, et nad on kõvasti ikkagi selle nimel tööd teinud ja tegelikult sellel mehel on üks väga-väga terav käsi ja teravad jalad. See on ka minu pakkumine. Just, et kes võidu peale panustada teha, siis kas või esikolmiku kohta 5 on koef, nii et kui lähete Betsafe'i lehele, võtate siin Ott Tänaku WRC ralli panused lahti, siis neid erinevaid kategooriaid on päris palju, siin saab juba, kes jõuab enne testikatset, saab ainustada testikatse võitjat. Ott Tänak võidab nii ralli shakedowni kui punktikatse, selle koef on 8,50, ralli võitjat, enim kiiruskatsete võitjaid, parimat Toyota juhti, parimat Hyundai'd, parimat Fordi, nii edasi, Ott Tänaku kiiruskatsete võitude arvu, ehk siis kõik need tavapärased koefid, mida siin väga palju on kõik saadaval, aga võtame kiiresti ühe küsimuste rubriigi küsimuse ka meil. Marko on taas küsinud, kõigepealt tänab Karl ja siis väga põhjaliku vastuse eest, mis Karl andis siis eelmine kord Marko küsimusele seoses Karli tulevikuga ja küsimus Marko poolt on väga hea, võib juba ette öelda ja järgmine. Et kui mõnel etapil tuleb täiesti uus katse, siis millal sõitjad või meeskonnad teada saavad sellest, kus see katse kulgeb? Kas neid uusi katseid käivad ka mingisugused meeskonnaliikmed siis ka läbi sõitmas, spioneerimas või kui on tegu vana katsega, siis kas käiakse seda ka üle vaatamas koha peal või on see keelatud ja sulgudes siis, kas sel juhul seda ka valvatakse kuidagi? See on tõesti hea küsimus. Lõpuni välja ei oska ma sellele vastata, küll aga on endal ka tulnud ette juhuseid, kus sa mingi hetke pealt mingi koha kontrollimiseks saadad kellegi nagu välja, et kuule, mine vaata seda katset, et kui vihma tuli, et millised need tingimused täpselt seal on, et või filmid ka seda asja. Ja me oleme ka seda omakesk siis nagu palju arutanud just nagu nii-enda mõned aastad tagasi, et kui ma ise rohkem seda sarja sõitsin, et tegelikult saadetakse inimesed ja meeskonnad saadavad kellegi nagu ette, filmivad kõik katsed üles, et millised on need tingimused, kus on mets maha võetud. Need on ka kõik nii-öelda nagu punktid mälule, mis siis sõitjad saavad tegelikult kodus üle vaadata, enne kui nad suunduvad sinna. Ja saavad nagu katsed mingil määral, lihtsalt saavad tuttavaks nendega. Ja nendest katsetest eraldi rääkides, et kui tekib mingi uus katse, et kus see kulgeb ja kõik asju, siis rallide puhul esmalt saadetakse supplementary regulations, mis on siis tehniline nii-öelda regulatsioon. Sellele kaasneb ralli guide 1, kus siis on suure tõenäosusega on see itinerary juba sees ja kui see on publifitseeritud, siis saadetakse ka kaardilugejatele tegelikult kogu materjal koos roadbookide ja asjadega, et nemad saavad kodus hakata ka ette valmistama. Et see roadbookide ette valmistamine mingites kohtades on ka tegelikult, sul tuleb seda teha, sellepärast, et sa ära ei eksiks ja kui sa ära eksid, siis sul on nagu väiksest kohast lisamure. Et need annavad selle võimaluse lihtsalt, et tegelikult leitakse see katse üles ja kui on täitsa uus katset, siis see maailm on nii ju, lõpuks see tipp läheb pisikeseks, et see seltskond on väike, et küll see informatsioon sealt jõuab nende inimesteni, kes seda soovivad.
aga ütleme, need teed on ju enamus, kui mitte kõik on täiesti avalikud teed. Kas keegi keelab sul minna, näiteks Tšiili on täiesti uus ralli, kas keegi keelab Ott Tänakul võtta puhkusereis 2 hooaja vahel Tšiilisse ja sõita need katsed läbi? 2 hooaja vahel mitte, aga see 2 hooaja vaheline periood, kus sa tegelikult saad puhata ja perekeskis olla on ju nii lühike, 6 aega või 1,5 kuud. Aga võib-olla ei ole peret, on ju, oled selline üksik hunt kuskil, mitte Ott Tänak siis, aga keegi teine on ju, et hooaja vahel siis ei ole keelatud, aga hooaja keskel on. Hooaja keskel on. Tegelikult on ka niimoodi, et kui selles mõttes, et Monte Carlo Supplementary Regulations tuleb välja nüüd siin suve lõpus. Kui see on välja tulnud, siis sa enam sinna minna ei tohi. See on siis tegelikult 6-3 kuud ette, kuna see avalikustatakse, et nüüd Rally Estonia puhul, et mis toimub siis see aasta juulikuus, et kui selle supplementary või nii-öelda tehniline regulatsioon peaks välja tulema nüüd selle nädala jooksul äkki esimesed sõitjad on juba avalikustatud, et siis tegelikult mina, kui mul oleks huvi seda rallit sõita, mina ei tohi enam Lõuna-Eesti metsade vahel sõitma minna. Aga kui su suvil on seal, siis mis teed? Siis küsid ralli korraldaja käest eripaberi, et sa võid sõita seda teed, ainult seda teed ja sa küsidki, et kas ma võin sinna minna. Aga sul peab olema nii-öelda põhjus seda tegemaks ja meeskond üldiselt lõpuni ei tohi. Kui see on tehniline regulatsioon on väljas, siis sa ei tohi neid katseid kuidagi läbida küll, aga see ei ole keelatud sinu sõpradel. Aga kas seda ka kontrollitakse kuidagi, kas seda saab üldse kontrollida või see on niisugune aumeeste mäng? Siin paar aastat tagasi Rally Estonial oligi meil fair reke, kus siis inimesed nagu kihutasid metsade vahel paar nädalat ennem ja nagu kirjutasid endale katseid üles ja seda nii-öelda see fair reke presenteeriski seda, et nagu tehke siis ausalt, et võistleme ausalt kõik, et saad 2 korda tutvuda ja vaatame, kumb meist on mees. Mitte see, et sa teed nagu metsade vahel sohki ja kohalikud elanikud tegelikult lähevad selle peale just närvi, et nagu paar nädalat ette hakatakse juba nagu kihutama, ralliauto hääled käivad, et nagu laske nagu elada, et see nädalavahetus nii või naa on nii-öelda nagu pikk ja lärmakas ja nagu emotsioone täis. Ja mingid inimesed ikkagi, et selleks, et ennast nagu paremini tunda, nad lähevad tegema midagi, mis ei ole spordimehelik. Just nii, igatahes Tšiili ralli juba siis reedel, kell 3 või 4, 1-2, eks jälgige Delfi sporti ja saate kindlasti täpselt teada. Meie siit Karliga täname, kui teil on veel küsimusi meile, eelkõige muidugi Karlile, kes on siin suure spetsialisti rollis, esitage need meiliaadressil 6kaik@delfi.ee, nii et hoiame Ott Tänakule pöialt ja loodame, et Tšiili ralli esimene päev kulgeb hästi. Jah, tänud ka minu poolt ja kohtumisi. Kuues käik podcasti tõi teieni Ott Tänaku ametlik sponsor Betsafe.